Tšau, Liisu siin. Ma võtsin sel aastal oma kaameravarusse välja ja ma mõtlesin, et jagaks natukene teiega, mis siis muutunud on. Esiteks mainiks ära, et ma ei ole mingi kaamerate spetsialist, ma ei jaga nendest just kõige rohkem. Ma nagu umbes tean, mis on minu jaoks oluline, aga tegelikult ma nagu alles õpin veel, mul väga palju veel õppida. Et kuskil 2 aastat tagasi äkki ma alustasin sellega, et hakkasin rohkem natukene vloge filmima, natuke rohkem nagu videotesse energiat pühendama. Ja siis ma ostsin endale oma esimese vlog-kaamera, milleks oli Sony ZV-E10, mida siis reklaamiti kui ideaalset vlog-kaamerat ja selles suhtes ta oli väga hea, kuna ta oli üsna pisikene, kerge, ta oli hea kaasas kanda, aga seal olid mitmed omadused, mis mulle nii väga ei meeldinud ja lõppkokkuvõttes ma küll kasutasin seda kaamerat palju, aga ma ei olnud sellega päris nii õnnelik kui võiks. Üleüldse ma pikalt nagu mõtlesin, kuidas oma videote ja üleüldse sotsiaalmeediaga nagu edasi minna. Pikalt kasutasin ma enda Sony kaamerat ja see nagu sobis osaliselt hästi, et kui see tegi oma tööd hästi, siis ta tegi väga hästi ja mõnikord jäi natuke puudu, see võis muidugi olla ka minu enda oskuste taga kinni. Teiseks, ma olen väga laisk kaamera kasutaja, ma tahan võimalikult lihtsalt, võimalikult mugavalt kasutada, eks ole. Ma ütlen selle ausalt ära. Nagu Sony puhul märkasin, et alati pärast videomaterjali töötlemisega mul oli nagu igast asju vaja teha, eks ole, näiteks see kaamera värises väga hullult või siis värve oli vaja sättida. Ma väga pikalt mõtlesin siis, et mida ma järgmisena võiks osta. Ja osad valikud siis olid, et kuna ikkagi vloge filmida, et siis äkki ma peaksin võtma endale DJI Osmo, mõtlesin selle peale, aga seal siis oli mitu punkti, miks ma siiski otsustasin, et Osmo ei ole minu jaoks parim valik. Et ühest küljest jah, see on väga mugav, kuna see on pisike, see ei võta palju ruumi, ta on kerge, on nagu hea igal pool kaasas kanda, aga teisest küljest Osmo minu arust see nagu, kui sa tänaval sellega filmida, siis nagu sellest karjub, et sa oled turist, eks ole, ja nagu ma arvan, et Jaapanis see võib-olla ei ole just kõige parem tähelepanu, mida saada. Seda enam, et siin ei suhtuta avalikult filmimisse nii hästi, mistõttu ma üleüldse ei olnud nagu väga kindel, kui palju ma seda kasutama hakkaks, et võib-olla siis oleks parem endale normaalsema telefoni näiteks võtta ja siis, kui ma nagu igapäevaselt tõesti mööda minnes tahan midagi filmida, siis lihtsalt telefoniga teen seda. Ja siis natukene korralikumaid asju võin siis filmida kaameraga, siis ma nii otsustasingi, et ma Osmot esialgu ei hakka võtma. Telefon mul väga pikka aega oli iPhone 13 mini. Mulle õudselt meeldis selle telefoni suurus ja see, et see oli roosat värvi. Aga lõppkokkuvõttes ta ikkagi hakkas vanaks jääma ja pildi kvaliteet ei olnud enam nii hea. Mistõttu ma tükk aega mõtlesin, mida teha. Siis ma hakkasin uurima kõige uuemat iPhone'i ja nagu nii palju, kui mina aru sain, minu kui tavainimese jaoks tõenäoliselt ei oleks väga vahet ja sobib ka kõige tavalisem iPhone. Lisaks internetis paljud kirjutasid, et kõige uuema iPhone'i ja iPhone Pro vahe on siiamaani kõige väiksem. Mistõttu ma mõtlesin, mõttega ma siis maksan nii palju juurde, eks ole, et võtan tavalised iPhone'i, millega ma siis praegu filmin. See hakkab mul siis olema nagu see põhiline, millega ma võib-olla lühikesi videosid või siis vloge filmin, sest see esikaamera on kõvasti parem, kui see oli iPhone 13 ja see nagu tundub, et ajab asja ära täitsa korralikult. Korralikumate filmimismomentide jaoks valisin siis endale uue kaamera ja ma otsustasin, et prooviks nüüd esimest korda Fujifilmi kaameraid. Nimelt, nagu ma enne mainisin, ma tahan asju võimalikult lihtsalt ja mugavalt teha. Ma ei taha pärast pildistamist töötlemisega väga tegeleda. Tahaks midagi, kus on juba ilusad värvid või siis et ei peaks palju rabelema. Ja siis ma hakkasin uurima ja tuleb välja, et Fujifilmil on need igasugused need filmide simulatsioonid, eks ole. Ja need hakkasid siis mulle huvi pakkuma. Ja siis ma hakkasin uurima, et milline nendest nagu sobiks mulle, kuna valikuid on niivõrd palju. Ja minu jaoks siis oligi oluline, et stabilisatsioon ei oleks objektiivi sees, vaid ka kaamera enda keha sees, kuna siis väidetavalt video vähem väriseb, nagu ma saan aru. Ja muide, ma ei tea kõiki neid erialaseid sõnu ja värke. Eriti eesti keeles ma ei tea kogu seda kaamera sõnavara, nii et ma hoiatan ette, kui ma midagi väga imelikult sõnastan. Aga jah, tahtsin, et oleks selline, siis ma tahtsin, et pildid oleks korralikud ja siis, et neid filmisimulatsioone oleks palju. Ja mul oli mitu varianti.
mul oli mitu varianti, mõni odavam, mõni natuke kallim, mõni natuke vanem. Jaapanis on selline väga tore asi, et kui sa lähed Fujifilmi esindusse, siis seal saab terveks päevaks tasuta rentida erinevaid Fujifilmi kaameraid ja objektiive täiesti tasuta. Aga see on muidugi ainult elanikele, kuna rentides on vaja Jaapani aadressi ja Jaapani telefoninumbrid, millele nad siis kohe helistavad ja kontrollivad kellegi käest, et nagu garantiisik või midagi sellist, eks ole. Aga jah, seda sai siis tehtud ja ma proovisin XS20 ja XT50 ja lisaks ma vist vaatasin veel ühte Fujifilmi kaamerat. E5 oli vist, ma ei ole kindel, ma lisan siia kuhugi selle. See oli ka kõige odavam variant, aga seal esiteks megapiksleid polnud nii palju, stabilisatsioon oli objektiivi sees, mitte kaamera sees, eks ole. Ja teiseks, kui ma seda käes hoidsin, siis see lihtsalt tundus nagu mingi odav tükk plastikut, mis mulle nii väga ei meeldinud, et ma ikka tahaks nagu kaua kasutada ideaalis. XS20 ja XT50 tundusid selles suhtes väga sarnased. Ma olin tükk aega kahe vahel ja proovisin neid mõlemat. Ma siia vahepeale lisan videoklipid, kuidas ma neid erinevaid proovisin. Saate näha. Täna testime Fujifilm XS20 kaamerat. Põhiliselt oli 3 asja, mida tahtsime proovida. Esiteks stabilisatsioon, kuna kumbki kaamera pole otseselt loodud vlogimise eesmärgiga. Ja seega tahtsime teada, kuidas kõndites näiteks värisemisega on. Kui on talutav, siis las olla. Teiseks huvitas autofookus. Sony kaamerad olevat selles osas parimad ja paljud ütlevad, et Fujifilm võib Sonyga võrreldes üsna uimane olla. Ja kolmandaks siis üleüldiselt, et kuidas kaamerat kasutada on. Üldiselt jäime XS20-ga üsna rahule. Ja nädal hiljem tulime tagasi ja proovisime siis Fujifilm XT50 kaamerat, mis mind siis kõige rohkem huvitas. Hinna poolest XS20 oleks odavam olnud, aga oli vähem poode, kus see müügil oli, nii et eelnevalt me ei olnud saanud seda väga poodides vaadata ka. Aga XT50 on parajasti suht igal pool müügil, aga samast on jällegi natukene kallim. Ja siin täna me proovisime põhiliselt ühte väga suurt erinevust, mis siis on XT50 ja XS20 vahel. Nimelt tõenäoliselt XS20 on natuke rohkem mõeldud filmimise jaoks, kuna seal on ka spetsiaalne filmimisnupp kohe olemas. XT50 seda ei ole, mis tähendab, et kui sa tahad filmida, sa pead siis kas menüüst panema videorežiimile, aga meie siis otsustasime teha niimoodi, et seadistame need nupud ümber, proovisime niimoodi, et mingi teise nupu asemele panime videonupu, et siis saaks kohe hakata filmida, kui vaja. Ja siis ma otsustasin, et nüüd enne järgmist reisi, mul on lähiajal üks reis tulemas, et enne seda ma tahan uue kaamera ära osta. Ja ma ostsin ja selleks kaameraks oli XT50. See oli natuke kallim minu jaoks ja ma tükk aega ei olnud kindel, kas minusugusel algajal tasub sellist kaamerat võtta, sest ta on väidetavalt üsna hea Fujifilmi kaamera. Aga siis ma nagu rääkisin lähedastega, uurisin internetis ja jäi nagu siuke tunne, et kui ma tõesti pikaajaliselt tahan seda kasutada, siis selles kaameras on nagu mul kõige rohkem ruumi uusi asju õppida, uusi asju proovida. Mistõttu ma valisin selle ja variandid olid, et kas ma siis võtan selle kaamera enda objektiivi või ostan eraldi mingi objektiivi. Ja oma Sonyga siiamaani ma olin põhiliselt kasutanud Sigma objektiivi, mistõttu ma ostsin ka selle ära, mis on minu ülim lemmik objektiiv. Mu elu kõige lemmikumad pildid on sellega tehtud, ja minu Sonyga. Aga jah, siin ta nüüd siis on minu uus Fujifilm XT50 koos Sigma objektiiviga. Ma nii ootasin seda ja lõpuks on kohal. Loodetavasti hakkan nüüd ilusaid pilte tegema. Mõtlesin igasuguste objektiivide variantide peale, aga lõpuks see Sigma tundus kõige parem, kuna ta on üsna kompaktne. Ta ei ole niivõrd raske, kuna ma tõenäoliselt mida raskem kaamera, mida raskem objektiiv, seda vähem viitsin ma seda kaasas tassida, eks ole. Ja kuna ma siiamaani olen nagu Sony puhul selle objektiiviga niivõrd rahul olnud, siis see oli nagu suht minu esimene valik. Aga ma tahan lisaks veel ühe objektiivi osta ja siiamaani ma olen kasutanud
Vlogide puhul sageli siiamaani ma olin kasutanud seda Sony 11 mm objektiivi, mis on ka minu arust üks parimaid üldse, kui sa teed vloge. See on lihtsalt nii ilus ja nagu kõik väga ilusti jääb video sisse, eks ole. Minu arust see on üks parimaid asju. Aga kuna Fuji ja Sony puhul on see mount erinev, eks ole, siis ma ei saa seda kasutada. Ma saaks, kui ma ostaks veel mingi jubina siia külge, aga siis see kuidagi ei pidanud hästi mõjuma, mistõttu ma otsisin alternatiivi. Ja lähiajal ma siis mõtlen osta ka vlogimisobjektiivi veel, mis on 9 mm Viltroxi objektiiv, mida mul veel ei ole, aga lähikuudel plaanin osta. Üks väheseid asju, mis mulle ei meeldi selle Fuji X-T50 puhul, mis oli XS20 puhul parem, oli ekraan. Nimelt siin käib see ainult niimoodi, mistõttu nagu ennast filmides ei ole just kõige parem, kuna sa ei näe, mida sa ei näe ennast, eks ole. Ja ma tükk aega mõtlesin selle peale, et kas see parim variant on, kuna näiteks, see on küll praegu FX3, see on takakaamera ja siin käib see niimoodi lahti, eks ole, ja minu Sonyl käis samamoodi ja XS20 käib ka niimoodi. Mistõttu väga mugav, eks ole, kõnnid niimoodi, filmid, vaatad ennast, aga sellega on minu arust see miinus, et siis saad ennast vaatama, mitte nagu objektiivi. Üks asi, mis mulle XS20 puhul ei meeldinud, oli see, et see osa siin kaamerast oli kuidagi rohkem nagu suurem ja väljas, mis ühest küljest oli selleks kindlasti, et nagu mugavam oleks kinni hoida, aga mulle just meeldis see, et kui väike ja mõnus see XT50 on, ja siis nagu see on üks põhjuseid, miks ma valisin selle. See on mu kaameravarustus, mul on veel väga palju õppida. Loodetavasti läheb kõik hästi. Loodetavasti selle kaameraga veedame mitmeid aastaid koos ja teeme igasuguseid häid pilte ja käime igal pool reisimas. Jah, ma siia lõppu lisan siis väikse prooviklipi, kus ma proovin ka uue kaamera videot, nii et teeme seda nüüd. Ja nüüd katsetame uue kaameraga filmimist. Kuidas on, kas on ilusam kui varasemad vlogid? Tõenäoliselt mul seaded, asjad ei ole veel paigas, ma veel uurin, veel õpin, kuidas täpsemalt mida seadistama pean. Aga jah, vaatame, kuidas läheb selle kaameraga. See on kõik selleks korraks siis. Okei, tšau!